The recent Olympic Winter Games enthralled the world. Hiljutised taliolümpiamängud köitsid kogu maailma tähelepanu, kui 89 riigi sportlased võistlesid 98 alal. On tähelepanuväärne, et nende sportlaste hulgast oli 10 Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku liiget. 3 medalivõitjast kirjutati hiljuti ka ajalehes Church News. Christopher Fogg, Noel Picus-Pace ja Tora Bright. Õnnitleme medalivõitjaid ja kõiki, kes olümpial võistlesid. Kõnelen täna hommikul nendest mängudest, mõeles noortele meestele, noortele naistele ja noortele vallalistele täiskasvanutele, teile, kes te olete eas, kus tuleb valida oma tee. Ma tunnen, et peame sellest rääkima. Et ka teie seda vajadust mõistaksite, räägin teile kõigepealt loo Noel Picus-Pace'ist, kes on üks nendest tublidest Viimsaja Pühade sportlastest. Skeletonisõidus alal, mida Noel harrastab, jookseb sportlane hoovõtuks, hüppab seerel kõhuli väiksele kelgule ja sööstab pea ees võistlusrajale. Võistleja nägu on jääst mõne sentimeetri kaugusel. Võistlusrada on käänuline ja jäine ning sõidukiirus ulatub kuni 145 kilomeetrini tunnis. Aastate pikkune treening päädib sportlase jaoks kas edu või pettumusega, olenevalt sellest, mis 4 pingilise 60-sekundilise võistlussõidu ajal juhtub. Noeli eelmine 2006. aasta olümpiamängud unistus luhtus, kui ta murdis kohutavas õnnetuses jalaluu. 2010. aasta olümpiamängud ebaõnnestusid taas, kui teda jäi medalist lahutama vaid 1 sekundi kümnendik. Kas suudate ette kujutada ärevust, mida ta 2014. aasta olümpiamängud esimeses sõiduvooru eel tundis? Aastate pikkune ettevalmistus kulmineerub ühe ainsas ajahetkes. Kokku kõigest 4 minutit. Ta oli aastaid nendeks 4 minutiks valmistunud ja pärast võistlust mõtleb ta nendele minutitele kogu elu. Noeli viimased sõidud olid peaaegu veatud. Me ei unusta kunagi, kuidas ta jooksis pärast finišijoone ületamist oma peret tembama ise hõisates. Ma tegin seda. Hetkega tasusid kõik need ettevalmistusaastad end ära. Me nägime, et tal oli kaelas hõbedane noorte naiste medaljon ja nüüd lisandus sellele hõbemedal. Võib-olla tundub see ebaõiglasena, et kogu Noeli olümpiaunistus sõltus sellest, mida ta suutis teha 4 lühikese minuti jooksul. Ent ta teadis seda ja just sellepärast valmistus ta nii usinalt. Ta mõistis selle lühikese 4 minuti tähtsust ja seda, millist mõju need võivad avaldada kogu tema ülejäänud elule. Meil on meeles samuti Christopher Fogg, kes kuulus pronksmedali võitnud meeste 4 bobimeeskonda. Kuigi ta oleks võinud pärast 2010. aasta olümpial juhkunud rasket õnnetusspordist loobuda, otsustas ta jätkata. Pärast fantastilist, kõiki ebaõnnestumisi heastavat sõitu võitis ta auhinna, mille poole ta nii usinalt oli püüelnud. Mõelgem nüüd, mida ühist on nende sportlaste 4-minutilisel võistlusel teid igavesse ellu viiva rajaga. Te olete igavikulised olendid. Enne sündi olite te vaimud. Te treenisite ja valmistusite armastava taevaisa juures, et tulla lühikeseks hetkeks maa peale ja siin tegutseda. Praegune elu on teie 4 minutit. Need minutid ja teod, mida te selle aja kestel korda saadate, määravad, kas te võidate auhinnaks igavese elu. Prohvet Amulek ütles, see elu on ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Jah, vaata, selle elupäev on päev oma töö tegemiseks. Selles mõttes on teie 4 minutit juba alanud, kell tiksub. Apostel Pauluse sõnad tunduvad väga asjakohastena. Jookske nõnda võidu, et teie selle auhinna saate. Nagu olümpialastele on lühikeseks võistlushetkeks hädavajalikud teatud sammud, hüpped või kombinatsioonid iluuisutamises ja lumelauasõidus, kurvide võtmine bobisõidus, väravatest läbituiskamine slaalomis, on ka meie elus mõningad asjad hädavajalikud. Kontrollpunktid, mis juhivad meid meie vaimsel teekonnal maa peal. Need vaimsed märgid on Jumal antud hädavajalikud evangeeliumi talitused, ristimine, püha vaimu ani saamine, preesteluse talitused, templitalitused, iganädalased sakramendi võtmised. Nendes talitustes avaldub jumalikkuse vägi. Samamoodi nagu treeningdistsipliin valmistas sportlasi ette kõrgetasemeliseks võistluseks oma spordialal,
valmistab käskudest kinnipidamine teid ette päästvateks talitusteks. Kas tunnetate asja pakilisust? Armsad noored sõbrad, kus iganes te oma 4-minutilise etteaste juures praegu ka ei viibiks, kutsun teid üles mõtisklema, mida ma peaksin järgmisena tegema, et võita medalit. Ehk on vaim selle konverentsi ajal teile sosistanud, mis see võiks olla? Eesmärgipärasem ettevalmistus tulevasteks talitusteks või talituse saamine, mille oleksite pidanud saama juba kaua aega tagasi. Mis iganes see ka poleks, tehke seda. Tehke seda kohe, ärge jääge ootama, teie 4 minutit mööduvad kiiresti ja teil on kogu igavik aega mõelda selle üle, mida te selles elus tegite. Oluline on enesedistsipliin, igapäevane palvetamine, pühakirjade uurimine ja kirikus käimine peavad olema teie treeningu alustalad. Ülitähtis on järjekindel kuuletumine käskudele, sõlmitud lepingutes kinnipidamine ning trükises sulle noor sisalduvate issanda käitumisnormide järgimine. Ehk olete teadlik asjadest, mis kipuvad aeglustama teie vaimset arengut või selle sootuks peatama. Kui see on nii, järgige Pauluse nõuannet. Pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist. Veel ei ole hilja meelt parandada, kuid varsti võib olla, sest keegi ei tea täpselt, millal teie 4 minutit läbi saavad. Te võite endamisi mõelda, ma olen kõik ära rikkunud, mu 4 minutit on nässu keeratud, kogu lootus on läinud. Lõpetage selline mõtlemine. Ärge enam kunagi nõnda mõelge. Lepituse ime võib siluda puudused meie etteastes. Vanem Jeffrey R. Holland on õpetanud. Neile, kes veel kõhklevad, tunnistan ma Jumala armastuse uuendavast väest ja tema armulikkuse imest. Iial ei ole liiga hilja, kuni isand ütleb, et on aega. Ärge lükake seda edasi, tsitaadi lõpp. Pidage meeles, et ei ole üksi, päästja on lubanud, et ta ei jäta teid lohutuseta. Lisaks on teil pere, sõbrad ja juhid, kes rõõmustavad koos teiega. Kuigi minu kõne on suunatud kiriku noortele, nende vanematele ja vanavanematele tahaksin soovitada järgmist. Hiljaaegu kirjeldas vanem David A. Bednar lihtsalt viisi, kuidas perekonnad võiksid vajalike talistuse saamise järgi hinnata oma edusamme lepingu rajal. Selleks läheb tarvis paberilehte, mille tuleb joonistada 2 veergu nimi ja tegevuskava järgmise või vajaliku talituse saamiseks. Tegin seda hiljuti ise. Panin kirja kõik oma pereliikmed, teiste seas ka oma vastsündinud pojapoja, kes on varsti õnnistatud, 6-aastase pojapoja, kel on vaja end ristimiseks ette valmistada ning poja, kes saab 18-aastaseks ning valmistub preestelluseks ja templianni saamiseks. See lihtne harjutus aitas Liisal ja minul täita oma rolli. Aidata kõikidel meie pereliikmetel oma tegevusplaani alusel lepingute teel edasi liikuda. Ehk annab see teile mõtlemisainet perevestlusteks, pereõhtuõpetusteks, ettevalmistuseks ja isegi üleskutseks viia oma peres läbi vajalikud talitused. Suusataja lumelaudurina liigutas mind sügavalt lumelaudur Tora Bright, kes on viimse aja püha Austraalias. Tema 4 minuti hõbemedali võit lumelaua rennisõidus. Ta hämmastas maailma lõpetades oma peaaegu veatu sõidu Backside Roadi ja 720 hüppega. Kuid maailma jaoks oli sellest veelgi muljetavaldavam ja üllatavam tema hooliv ja kristlikku armastust väljendav suhtumine oma kaasvõistlejatesse. Ta märkas, et Ameerika lumelauasõitja Kelly Clark, kellel finaalvooru esimene sõit ebaõnnestus, oli teise sõidu eel endast täiesti väljas. Clark meenutab, ta kallistas mind. Ta lihtsalt embas mind, kuni ma maha rahunesin ja ma hingamise korda sain. Hea oli sõbralt kallistus saada. Kelly Clark astus hiljem pronksmedali võitjana koos Toraga autasustamispidestaalile. Kui talt küsiti, miks ta tegi oma konkurendile sellise üsna tavatu heateo, mis oleks võinud ohtu seada tema hõbemedali võimalused, ütles Tora lihtsalt,
ma olen võistleja, ma tahan anda endast parima, aga ma tahan ka, et mu kaasvõistlejad annaksid endast parima. Kui te nüüd selle peale mõtlete, siis kas on keegi, kes vajaks teie julgustust, pereliige, sõber, klassikaaslane või koorumiliige? Kuidas te saaksite aidata neid nende 4 minutis? Kallid sõbrad, te olete pühal teekonnal. Mõnes mõttes oleks see nagu lumelauarennist või kelgurajast alla kihutamine ja teil võib olla raske sõidu ajal kõiki elemente sooritada või kurve võtta, kuid pidage meeles, et te olete selleks valmistunud 1000 aastat. Käes on teie etteaste. Need on teie 4 minutit. Aeg on käes. Ma usun teie võimetesse. Maailma päästja on teiega. Kuidas saakski teil minna halvasti, kuid otsite tema abi ja järgite tema juhiseid? Lõpetuseks tunnistan ma sellist, milline õnnistus on, et meil on elav prohvet, president Thomas S. Monson. Ma tunnistan Jeesusest Kristusest ning tema rollist meie päästja ja lunastajana. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.